Tere tulemast Salongi Coloratum. Täna hakkame õppima sellist tehnikat nagu erinevatele pindadele roostekarva jume andmine. Mina võtsin seekord näidiseks ühe vana plekist piimamannergu, mille ma olen juba üle värvinud Autentico Vintage kriidivärviga ja värvitoon on grafiit. Et selle tehnika jaoks ongi vaja põhi üle värvida siis musta või hästi tumehalli värvitooniga. Ja selle peale hakkame me siis roostekarva tekstuuri looma. Et tegelikult ei ole see üldse keeruline, selle jaoks on vaja veel 2 värvitooni, on vaja sellist oranži, mille nimi on narang ja siis on meil veel Autentico värvitoon nimega Oxblad. Ja kõige lõpuks läheb meil vaja Autentico metallset kriidivärvi Copper, mis on siis vask. Ja hakkamegi siis nüüd seda roostekarva pinda looma. Kui mannerg on ära värvitud, siis teda päris ära kuivada me ei tohi lasta. Selle tehnika jaoks on vaja, et ta oleks veel natukene märg. Et siin ta praegu märg ongi. Ma olen selle sanga maaliteebiga kokku teipinud, et ta värviseks ei saaks. Muidugi on võimalik ka pärast värvist puhtaks pesta, aga niimoodi mugav on, kui on ära teibitud need kohad, mida me ei taha, et värviseks saaksid. Nii, ja ma siis võtangi nüüd pintsli, mis on koos narangi värviga ja kastan selle siia vaha topsi. Et ühesõnaga siis võtame värvi segatud vahaga ja tupsutame siia mannergule peale. Niimoodi. Ja võibki alguses teha ühe koha, et siis saame teada, kui palju mingit värvi ja vaha meil vaja läheb. Oranžiga üle käidud, võtame punase oksplaadi. Natukene värvi pintsli peale ja siis vaskse vaha sisse. Nii. Segame ja sulandame neid siin omavahel. Vahepeal võib natukene võtta veel ka musta värvitooni juurde ja seda ka vahatopsi kasta. Kui nüüd keegi kardab, et ta vaha ära määrib, siis sellest ei ole midagi. Et kui meil see projekt on valmis, siis võib võtta kas paberi ja lapi ja vaha pealt ära pühkida selle pealmise kihi, kus värv on. Nii et tegelikult ei juhtu selle vahaga meil mitte midagi. Natukene veel punast. Ja hakkab juba jumet võtma. Ja niimoodi siis käimegi terve selle mannergu üle ja kaane ka. Ongi kogu mannerg nüüd värvi ja vahaseguga kaetud. Ja meie projekt on valmis. Jääb ainult üle oodata, kui ta ära kuivab. No selleks ei kulu kaua, et kuivamine kestab kuskil 30 minutit kuni tund aega. Ja kes soovib veel eriti tekstuurset pinda, võib peale kuivamist kogu seda protseduuri ühe korra veel teha. Et siis katta mannergu veel kord vaha ja nende värvisegudega. Siis tuleb see pind veel eriti roostene. Selline lihtne ja vahva tehnika see oligi, mida võib siis kasutada väga paljudel erinevatel pindadel. Võite värvida savist lillepõtte, klaasist purke, pudeleid, miks mitte isegi pappkarp roostekarva muuta. Proovige seda tehnikat kodus järele või tulge ja meisterdage koos meiega Coloratumi salongis.